Biokorraldusnõuanne number 1. Telli enamus asjad e-toidupoest, sellepärast, et sa säästad ilgelt palju aega ja saad oma ajaga teha hoopis meeldivamaid asju, näiteks lauda katta või kaunistada või süüa teha. Lilledest ostsin ma seekord kallad. Need on seal pudelite sees. Ma panen sinna vahele tegelikult kuldseks värvitud oksi ka. Mulle tundub, et nagu lilled on siuke hästi pidulik kuidagi, aga samas lihtne dekoratsioon. Et ma tahaks teha nagu sellised, ma tahaks panna küünlad, aga ma tahaks teha ka sellised nagu lilleseade moodi asjad. Ja need valged kallad tundusid mulle kõige siuksed nagu lihtsamad, aga samas nagu pühadelikumad. Ma ei tea. No loodame, et see tuleb ilus. Tiramisu kooki. Tiramisu. Seda tegelikult hääldatakse tiramisu, aga kui sa restoranis ütled teenindajale, et palun üks tiramisu, siis ta ütleb üks tiramisu, jah, nii et misu peab olema tirane. Aga mis seal sees käib? Munad. Veel? Küpsised. Veel? Mascarpone just. Kuidas sina selle mascarpone kohta ütlesid? Mascarpone. Kuidas sa ütlesid selle mascarpone kohta? See valge juust seal topsis. Kuidas sa ütlesid selle kohta? Mascarpone. Mascarpone, mitte masturbone ei öelnud. Ei, masturbone on Mirjame välja mõeldud täna. Alati effing laim. Okei, kuulge, tšau. Ma siin vahepeal marineerisin lamast. Lamas peab marinaadis passima umbes nii kaua kui vähegi võimalik. Tegelikult mingi 12 tundi oleks mõnus, aga seda temaga ei juhtu. Aga tegelikult võib-olla juhtub ka, sest et ta peab umbes 5-6 tundi marun ahjus olema, nii et ta jõuab marineeruda küll. Siis praegu ma panin pannile punased sibulad, Henrik kooris ja hakkis sibulad, et sellest saaks selline mõnus karamelline sibulamoos. Ühest küljest tahan ma seda pasteedi juurde, mida ma hakkan ka valmistama, mul broileri maks sulab. Pasteedi juurde on väga-väga hea, kui on sibulamoosi. Sest see on siuke, need sobivad nii hästi kokku, ma teen karaski ka, siis on eriti hea. Nii et tegemist meil jagub, aga praegu me paneme tiramisu hakkama, sellepärast et tiramisu on väga hea magustoit, sest et selle saab teha nagu ette valmis, mida kauem ta seisab, seda mõnusamaks ta läheb ja seda saab teha paljudele korraga, ehk kuna meil on umbes 20 inimest homme laua ääres ja meil tuleb siuke nagu magustoidu buffet, siis see tiramisu on nagu väga hea selline ettevalmistamise asi, et sa ei pea sellel hetkel enam higistama. Palun ütle, miks sa naerad mu üle? Põhjenda. Ta naerab mu üle. Vaadake, ta pugistab seal naerda. Ma arvan, sa naisukes üle, kes lihtsalt nii heaks söögi pea korraldab talle. Mida sa naerad? Mul on hea töölis. Ja. Back to me. Ühesõnaga, ma ütlen kogu aeg, see on mu parasiit väljend klipi alustamiseks. Aga ma räägin teile lühidalt, mis meil juhtuma hakkab. Ühesõnaga, homme me valmistame oma külalistele eelroapufeti, pearoapufeti ja magustoidupufeti. Eelroapufetisse tuleb, ma ütlen puhvet, sest see on nii näiteks nagu buffet. Ühesõnaga, meil tuleb nagu siuke valik. Eelroogade hulgas saavad olema pasteet, karaski, sibulamoos, siis toast skaagen, ehk siis siuke skaagen mögin, see koosneb harilikult krevettidest ja vähisabadest, majoneesist, punasest sibulast, veidikesest Dijoni sinepist, seal käib tilli ja siis kõige krooniks pannakse kalamarja, aga kalamarja me ei ostnud muidugi, ma ei tea, mis sellest saab. Ja sidrunimahla käib seal ka, also tuli meelde praegu, unustasime osta sidruneid, mille pagasti. Siis pasteedist ma rääkisin, siis tuleb pirukas, siis tulevad kiluvõileivad, sest klassika. Mis meil veel tuleb? Karask, õlisai, singid ja vorstid ja siis pearoaks tuleb lammas. Aeglaselt küpsenud lambakoodid tulevad. Rosmariini ja küüslaugu marinaadis. Siis sinna kõrvale tulevad porteri kapsad
sest et jõulutoidudest minu lemmik on hapukapsas ja siis kindlasti mingid kartulid, vürtsised ahjuporgandid, punase veini kaste. Ma arvan, et kuna ma olen hingelt veits paks siis ja armastan kastet juua, siis ma teen 2 kastet. Ma isegi võib-olla mõtlen näiteks pearnikastme, aga seda otsust ma ilmselt homme kahetsen. Siis tuleb selle kõige kõrvale salat, milleks saab olema lambsalat koos pirni, sinihäälitsjuustu ja kreeka pähklitega. Ja herned mündi ja parmesaniga tulevad ka lamba kõrvale, sest herned ja lammas on match made in heaven. Ja siis, kui see kõik meil valmis saab, Hendrik, ole kena, palun segasibulaid. Ja kui see pearoa puhvet peetud saab, siis tuleb magustoit ja magustoit üks on siis tiramisu ja juustuvalik. Meil on priid, meil on parmesani, meil on manchegot, meil on sinivalge hallitusjuustu, juustu, erinevaid moose, mett. Tiramisu vastas. Päriselt liialt või? Tulista. Jess, ma sain oma maailma kõige lemmikuma tiramisu retsepti. Ja hakkan seda nüüd valmistama. Tädi Liia tiramisu on legendaarne. Ja ta küsis, kirjutas mulle nüüd märkasin, kirjutasin talle Liiake, häbitult hilisel kellaajal kirjutan, et uurida sinu tiramisu retsepti. Kas saab seda veel sel kellaajal? Nüüd märkasin, kas oled veel kontaktne? Kui jah, siis otsin, olen liinil. Väga äge, kulge. Mis minu meelest on hästi tähtis on see, et oleks nagu mingi hulk asju, mille saab ette valmis teha. Ehk siis nagu see lammas, eks ju, läheb hauduma ahju, ta läheb nagu küpsema ahju aeglaselt ja mõnusalt ja ta tuleb igal juhul hea, sest ta on kaua küpsetatud ja ma ei pea tema küpsetamisega nagu sel hetkel vaeva nägema. Ja samuti eelroad ma proovin teha selliselt, et oleks nagu mingid saiad, aga ka määrded, et see oleks selline nagu mõnus siuke nopi siit, nopi sealt. Et enamuse saaks ette valmis teha, sest et 20 inimesele nagu alakarti väga ei tee. Aga ma ei tea, mis sellest kõigest tuleb, siis ausalt öeldes ei ole ma aastaid olnud nii halvasti valmistunud ja niimoodi jooksu pealt kõike teinud. Aga ma arvan, me saame hakkama, sest et see on nii tore, mis me teeme. Aga vaatame edasi siis. Tema teeb tiramisu kohvi ja siin hakkavad keema munad. Ja munad on meil täna kodukannamunad, vabapidamiskanad, et ma ei ole selliseid mune enne näinud ja mulle väga meeldivad need munad. Koobisena minu lemmikuid mune pole. Aga ma tahtsin filmida üldse ainult sellepärast, et see on minu muna. Ilus, nagu oleks juba lihavõtte värvides. Ilus. Siin on pütike mascarponet. Siin on minu mõõtud aaras vahukoor. Rullime! Viitsime. Mis toimub? Ma kartsin kala pahaks läinud, pidin proovima. Ja siis me... See kala, mille me eile ostsime või? Ja pealmised olid suht okei, aga ma pean altpoolt ka veits proovima. Nüüd ei saa aru väga hästi. Aga ei tundub, et allpool on ka. Hendrik Võrno making himself useful since 19. Ei, kvaliteet on väga hea, et läheb ämbri ütleselt, siuke kõik on nagu maitsvad. Aga kõige alumised? Pole jõudnud sinna või? Sa kohe ei ootanud nii. Nii, mul on siin sellised ladyfingers küpsikesed. Sellised küpsikesed on mul siin. Ja ma sain kallitadi Liialt retsepti kätte. Ja nii, et ma hakkan nüüd valmistama. Ma pean vooderdama selle vormi nende ladyfingersitega. Ja ma pean neid niisutama kohviga, mida Hendrik meile valmistas terve 5 miljonit liitrit. Ja ma panin siia sisse natukene konjakit, sest et Liia ütles, et niimoodi teeb tema oma tiramisud ja kuna tema tiramisu on maailma kõige parem tiramisu, siis nii on. Nii et hakkame pihta. Vaata kaunis see on, vaata siin tulevad mingid prigud tulevad sisse. Pole kunagi valmis. Fail. Tahtsin just poosetada, kurat, blogi jaoks ei saanud. Boom. Tehtud.
mu tiramisud on valmis. Tere kügitab seal. Ja siis ma tegin praegu valmis munavõid. Seda munavõid me kasutame kiluvõikude jaoks. Me teeme nagu väiksed suupistevõikud, kus on all munavõie peal kilo. Okei, me teeme tavaliselt kiluvõil. Nüüd mul on puudu veel see Skageni möga ja pasteed. Mõtleme, et kui ma need 2 valmis teen, siis ma olen omadega mäel. Siis ma lähen magama. Et ma teen need 2 veel ära ja siis vaatame edasi. Okei, kakaoga töötamine ilmselt ei ole minu teema. See läheb pessu. Pessu minemisest rääkides, õhtusöögi peo korraldamise pro tipp number, ma ei tea kui mitu, on see, et kui sul on nagu 20 külalist ja 3 käiku ja palju valikuid, siis tõenäoliselt võib juhtuda, et sa jääd aja hätta, kui see pole mega hea time managementis. Ja kui sa oled natukenegi nagu mina, siis sa viimasel hetkel pigem prioriteerid seda, et kõik saaks valmis, kui seda, et sa ise saaks valmis. Nii et ma käisin täna pesus ära ja homme ma saan siis teha juustega midagi, et nad oleksid head, aga et igasugune pesus käimine ja enese värskena tundmine, selle võiks teha nagu eelmisel õhtul ära. Nüüd üks konstruktsiooni element ja mul veel mainimata teile, see on see, et lastel on homme meie jõulupeoga samal ajal Musamari kontsert Estonia laval. Kuna me panime jõulupeo paika enne seda, kui selgus kontserdi kuupäev, sest me paneme jõulupeo alati paika juba sügisel varakult, siis sinna pole midagi parata. Me peame sellega hakkama saama, me ei taha kumbagi ära jätta. Ja see on suht meie elulugu. Nii et ma võtan nüüd masinast välja, Iti esinemiskleidi panen selle kuivatisse, et see oleks hommikuks valmis ja lähen ise magama. Nii et kohtume homme. Soovige mulle edu ja head und, sest kell on mega palju. Tere hommikust! Käes on peopäev ja nagu ma eilses vlogis rääkisin, siis me tahtsime minna kuuske ostma, aga me ei jõudnud, sest kell sai liiga palju ja kuuseputkad pandi kinni. Nüüd, kuna meil on lühike pool tunde, kui lapsed lähevad oma tänase kontserdi proovi, siis me lähme toome selle kuuse ära. Liila, täna tuleb kontsert, siis on täiesti suur vaheaeg. Tantsuse kontsert tuleb kevadel. Ja, aga ühesõnaga me läheme nüüd siis kuuske tooma. Ma nii unine, et see ei ole normaalne. Aga kui juba üles ärka. Arvad, jah? Palun, sinu raamat on see. Nüüd. Kas sina lähed täna Estonia lavale esinema või? Ei. Ei lähe või? Lähme. Ja. Lähed või? Jah. Äge või? Nii suurel laval esineda nagu popstar. Me teeme täna pidžaama peo ja filmi õhtu. Jaa, teil on pidžaama. Ja me jääme ööseks. Minge pange õueriidid selge ööseks jätta, jah? Ma ei ole päris nii graafikus, kui ma tahaks olla. Also, meie kuuseehted on kadunud. Vist teeb mulle väga palju tuska ja muret. Aga äkki Hendrik leiab need üles sealt, kus ta nad pani või sügisel, eelmisel aastal. Lähme vaatame, mis me leiame. Olete valmis? Jaa! Lähme vaatame juba. Anna kissi. Tere hommikust! Tere hommikust! Ma hommikul vara kohe kuuse järgi. Muidugi. Meil on vaja kõrget kuuske. Kõrget? Jaa. Ahaa. Ja tihedat. Kõrget ja tihedat. Kõrget ja tihedat. No, kas see on piisavalt kõrge? Vist mitte tegelikult. Mis jäämad on siin? See on võib-olla pisut liiga pisike. Ahaa. Võtame järgmise suuruse. Nii. See. Ei, see on liiga suur. Oi, see on nunnu ju, kuulge. Vaadake, milline tihe armas pumpsu. Kas sulle meeldib see kuusk? Kas see on sinu kuusk või? Issi, kas see on nende kuusk? See? Ma arvan küll. Väga hea. On või? Jah. Mis see on? Jah. Ei ole rahul? Jah. Oled rahul? Jah. No, aga siis võtame ära. Paneme kotti. Muidigist. Paneme kotti. Kuule, see... Sealt tuleb vist meie kuusk. Sealt pidi kõrgeid kuuske tulema. Kätte saime. Kuusk on olemas. Mõlemad kuused on olemas. Nüüd on vaja ainult üles leida kuuseehted.
lähme nüüd koju tagasi peoks valmistuma. Ale Kokk saatis meile jõulukapsaste retsepti ja ma mõtlesin, et ma olen ise küll iga aasta teinud, aga ma olen teinud mõõduga kapsaid, et proovime seda Porteri kapsast, 1 kilo värsket hapukapsast, 100 grammi fariinsuhkrut, 1-2 teelusügatäit soola, 3 detsiliitrit Ale Kokki jõuluporterit, 2 detsiliitrit õunamahla ja 50 grammi võid. Retsepti autoriks on Nami perenene Pille Petersoo, kelle sõnul on Ale Kokki jõuluporteris just parasjagu tummisust ja iseloomu, mis aeglasel hautamisel jõulukapsale mõnusalt rikkaliku maitse annab. Ükski leebema iseloomuga õlu selle ülesandega hakkama ei saaks. Tee nii. Sega kõik ained ahjupotis ning hauta tasaselt tulel kaane all aeg-ajalt segades, kuni kapsas on pehme ja kergelt pruunistunud. Hautamiseks kulub umbes 1-2 tundi, olenevalt sellest, kas soovid veidi krõmpsu või täitsa pehmet kapsast. Naudi. Ühesõnaga, ma panen kapsa kohe hakkama, kell on 11, aga ma ei taha, et seda kapsapeeru oleks maja täis, kui mul külalised tulevad. Nii et ma alustan sellest. Ehk see kapsapeer niikuinii jääb majja, aga siis vähemalt nagu jõua vähemalt hajuda, nii et teeme kapsast. Kuidas saab emme niimoodi süüa teha? Mis sa teed, mummu? Kus oled? Kus oled? Porter. Mahl. Mõned oleme? Kapsas. Krevettide puhul see ei ole võib-olla nii oluline, kõigilt ei saa kätte ka, aga siin on neil siuke soolikas, mis on nagu kakki täis. Krevetid on puhastatud, nüüd ma hakin siia sisse veel lõhet, panen tilli, punast sibulat ja majoneesi ja veidi sinepit ja niimoodi teed siukse möga, skaageni. Siin on see hapukapsas ja siin on karask. Kõik ülejäänud koostisosad on siin odrajahu ja munad ja asjad on siin on veel jahu ja sooda ja köömned, sellepärast, et ma ei taha seda soodaga segatud jahu siia enne panna, kui mul on ahi valmis ja kui ma saan liigutada piisavalt kiiresti, et see sooda ei reageeriks enne ahju jõudmist, sellepärast, et muidu see kerkimine toimub juba seal kausis, mitte ahjus. Karask on valmis, ilus ja õhuline. Ma lõikan ta sellisteks väikesteks ampsusuurusteks tükkideks, et oleks mõnus taldrikule laduda, sest kuna meil on siuke buffee värk, siis võib-olla ei taha nagu suurt saia täis panna oma taldriku. Et nüüd ma lõikan ta lahti ja panen ilusti rätiku alla, et ära ei kuivaks. Õlisaia valmis ahju minema. Maris tuli pasteeti tegema, see Maris. Veel üks väga oluline konstruktsiooni element õhtusöögi peo korraldamise juures. Hangi keegi, kes on nõus appi tulema. Kui on rohkem käsi, on palju väiksem paanika. Siis ei tee. Aga vaata Pikku pidi. Välismaa. on välismaa tihtud. Jaa. Ameerika. Ei ole või? Rootsi. Sa mõtled Ikeast? Ei. Juustuvalgud tulevad meil alles magustaduks, aga me valmistame nad ette, sest pärast ei viitsi. just. Ei teeda niimoodi. Pärast me peame silmi seleta. Me peame nüüd kinni katma ka, et nad ei kuivaks, aga põhimõtteliselt. Tšauki. Ma teen seda mingit kohakaarte nagu, kohakaarte. Et mul on siuksed nimesildid ja need lähevad siia niimoodi, ma ei tea, kas see on praktiline ja ma ei tea, kas see on ilus, aga nagu hullult kole ka ei ole, nii et jääme ellu. Kuidas see on? Kuule, Maris on väga töökas ja Igor on väga töökas, et selles mõttes nagu läheb hästi. Et kui küsitakse, et kuidas sa jaksad, on ju? Siis Maris ja Igori abiga. Ja Andra võldib mu pesu näiteks. Kuidas sa kõike jõuad? No Andra võldis mu pesuga. Et kõike ei jõua, aga päris nagu, ma kartsin, et üldse ei sobi kokku, kuna ma tegin selle sildi mingis täiesti suvalises toonis, ilmselgelt see ei ole sama värvi nagu kõik teised asjad. Aga üldpilt on nagu ilus vähemalt, nii et who cares. On tõesti. Kuule, ma olen kohe valmis. Kas ka sina oled kohe valmis? Muidugi, see on minu valiliit. Ühesõnaga, meil on laud valmis ja söögid on põhimõtteliselt enamus on valmis. Nii et nüüd mul on aega ennast valmis panna ja siis hakkab pidu. Nii et mulle tundub, et see vlog, mis lubati, et on ettevalmistuste vlog, lõpeb nüüd ära. Et siis kohtumiseni jõulupeol.
ja kes videole like'i paneb mind. Tšau!